Loitsulood viib meid Eesti vanarahva üleloomulike sõnajõudude maailma. Olgu mureteemadeks siis armastus, tervis, loodus või hoopis midagi olmelist. Tutvume lähemalt pärimuslike maagiliste loitsudega ja uurime ka, kuidas on need leidnud oma tee Eesti muusikamaastikule. Saate kõige esimeses episoodis supleme vihmasajus. Vaatame, kuidas ja mis sõnade meloodiatega on võimalik vihma vanarahva kombel meelitada ja eemale peletada. Seega, kui täna peaks Viljandi kohal hakkama vihma sadama, võite selle tänase saate kaela ajada. Ema on rääkinud mulle, kuidas tema vanaisa põuaegadel pilvi nähes tormas otsejoones põllule, et kutsuda sadu just nende õuele. Ja kohe kindlasti on seda teinud peale tema veel paljud. Küll aga läheneti erinevalt, näiteks kes argisemalt, kes regivärsi keeltes. Loitsud on aga alati kuulunud pigem pühama teaduse hulka, mis on olnud ühelt poolt kõigile avatud ja teisalt vähestele tuntud. Sest need on liikunud edasi ainult põlvest põlve. Rahvaluulest eristub see oma sümboolsuse ja ritualistlikkusega. On seotud usundireeglistikudega, näiteks lisati väga palju kiriklikke tekste. Meid, eestlasi, on ikka peetud paganlikuks rahvaks. Tuntud folkloristi Mare Kõiva sõnul erinevad Eesti pärimuslikud loitsud katoliiklaste ja õigeusklike omadest nagu öö ja päev. Näiteks polnud meil kombeks paluda abi pühakutelt. Arvati ikka, et eestlased pöörduksid pigem Uku või Taara poole, muidugi ka metshaldjate poole ja nii edasi. Tegelikkus aga näeb seda, et looduse poole pöörduti ikka pigem vähem, õieti ei osatudki pöörduda. Küll aga meie, eestlaste, loitsud siiski tugevate kristlike mõjutustega. Seal hulgas põhinevad paljud Eesti loitsud Vana ja Uue Testamendi kirjakohtadel. Kuna keskendume täna just vihmale, toon näiteks värsid Põlva kandist, mis pärinevad aastast 1888, kus pöördutakse taeva isa poole vihma kutsumiseks. Saada vihma, oe-oh, oe, oe, oe-oh. Meie poole, oe-oh, oe, oe, oe-oh. Taiva esse, oe-oh, oe, oe, oe-oh, oe-oh, oe, oe, oe-oh. Mis selle teksti just eriti huvitavaks rikastas, olid olematud sõnad värssides. Need on sellised tähenduseta sõnad. Mare Kõiv tõi need 2016. aasta Vikerraadio nõiasõnade teemalises keelesaates välja ja rääkis, et just need sõnad, nagu me parasjagu praegu kuulsime, oe-oo ja nii edasi, pidid tegelikult loitsud veelgi tugevamaks muutma. Siiski, loitsude moodustamine on ikkagi väga individuaalne. Esikohal on loitsja tugev, emotsionaalne ja sooviv jõud. Kuid nüüd, enne kui laseme teile esimese muusikapala, tutvume ka Väike-Maarja värssidega, mis samuti on leidnud oma teed räädatäki eelmise aasta repertuaari. Sajaks vihma, saaks magada. Tuleks hoogu, tukastaksin. Saja sooja vihma. Tule koju musta lehma. Ema teeb mulle sooja piima peerikesta. Saada vihma, oe, 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 meie poole, oe, 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 taeva esa, oe, 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 saada vihma, oe, 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 saada vihma, oe, 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 meie poole, oe, 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 taeva esa, oe, 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 saada vihma, oe, oe, oe.
oleme selle vihmasaju all liiga kaua juba viibinud. Kriisiolukordades on väga oluline ka loitsu tagasi toimetamine ning sinna viibki meid järgmine teema. Kuidas vihma eemale peletada? Kuhu me selle peletame? Eestlased pidasid õigeks saata loitse tagasi sinna, kus see parasjagu tuli. Või siis veelgi kaugemale, kuskile eemale, ligipääsmatusse paika, müütilisse ruumi või sootuks teispoolsusesse. Just kui sarnaneb see haiguste ärasaatmisega, saadetakse lindudega minema, saadetakse kividele, saadetakse kuu peale, kuhu iganes, peaasi, et see siia ei jää. Uurime lähemalt paari rõngu vihmaloitsu. Esimeses me kuuleme, kuidas vihma kutsutakse ja juba teises saame aru, kuidas vihma eemale peletatakse. Sealhulgas pange hoolega tähele. Nii mõnestki reeglist on peetud kinni. Vihmakõne, õlle, vellekõne, õlle, veeri meile, õlle, Venemaalta, õlle, astu meile, õlle, Harjumaalta, õlle, Sõvva meile, õlle, Sõrvamaalta, õlle, meie põllu, õlle, Põdemassa, õlle, meie nurme, õlle, Närtsimassa, õlle, Hainamaada, õlle, Hallitamas, õlle, tule vihma, õlle, vihu meida, õlle, tule huugu, õlle, uha meida, õlle, meie musta, õlle, muides jääs, õlle, tõrvaskandu, õlle, tõistes jääs, õlle. Vii vihma Vennemaale, aja hoogu Harjumaale, Vennemaal vili põlenessa, Harju aida kõrbunessa. Ja nagu ka kuulda oli, siis vihma saadetigi tagasi sinna, kus seda parasjagu kutsuti. Kasutades taktikat, et mujal, näiteks Venemaal, ollakse parasjagu hädas põuaga, teadmata, mis olukord tegelikult Venemaal oli. Just nendest loitsudest on väga lihtne järeldada seda, et samu loitse on pärandatud põlvest põlve edasi ja need on ajas muutunud. Ka Võnnust on tulnud üpriski sarnased read, mis näitavad, kuidas loitsud on omavahel levinud ja segunenud. Vii pilv vihma Venemaale, Venemaa vilja kõrbese, Venemaa põllu palase, too päiva siia maale. Meie maa põllu mädanese, meie maa vilja ikerdava. Siiski kõige tagatipuks pole me endiselt jõudnud selgusele, kas läbi oma emotsioonide on siis võimalik juhtida pilvi enda ümber või mitte. Järsku on see ikkagi juhuste kokkusattumus. Lootus sureb alati viimasena, eriti loitsijate jaoks. Sest kui loits ei toimi, saab ju alati vabanduseks tuua, et ei usutud tol hetkel piisavalt. Või siis eksiti reeglitega. Või ehk unustati midagi lisada. Mõni olematu sõna näiteks, millel oleks olnud väga mõjuv jõud. Saate lõpetuseks laseme neid samu rõnguloitse ansambel Kreibi 2011. aasta esituses. Kohtume teiega juba nädala pärast, kus räägime lähemalt ravitsemisest ja kuuga suhtlemisest. Saatejuht ja toimetaja Elisabeth Tiffany Lepik. Loitse luges Maria Valk. Täname teid kuulamast. Hoidke ennast ja teisi.
vihma õllele, Venemaale õlle, aja huubu õllele, Harjumaale õlle, aja huubu õllele, Harjumaale õlle, tuhka vihma õllele, Turjamaale õlle, tuhka vihma õllele, Turjamaale õlle, saada sagar õllele, Sõrvemaale õlle, saada sagar õllele, Sõrvemaale õlle, näide põldu õllele, põdemassa õlle, näide põldu õllele, põdemassa õlle, näide nurme õllele, närtsimassa õlle, näide nurme õllele, närtsimassa õlle, Hainamaade õllele, hallitamas õlle, Hainamaade õllele, hallitamas õlle, mine vihma õllele, vihu neide õlle, mine vihma õllele, vihu neide õlle, mine huubu õllele, uha neide õlle, mine huubu õllele, uha neide õlle, neme musta õllele, muide seas õlle, neme musta õllele, muide seas õlle, tõrvas kandu õllele, tõiste seas õlle, tõrvas kandu õllele, tõiste seas õlle, tule, tule õllele, tuule kõne õlle, tule, tule õllele, tuule kõne õlle, vii vihma õllele, Venemaale õlle, vii vihma õllele, Venemaale õlle, aja huubu õllele, Harjumaale õlle, aja huubu õllele, Harjumaale õlle, tuhka vihma õllele, Turjamaale õlle, tuhka vihma õllele, Turjamaale õlle, saada sagar õllele, Sõrvemaale õlle, saada sagar õllele, Sõrvemaale